tere, armas teekaaslane, minu nimi Stella Shakti, olen Ekstrasens kanaldaja ja energiatöö õpetaja ja kutsun sind osa saama kaardi lugemisest selgus sellesse olukorda. Taotleme, et läbi selle lugemise tuleksid läbi just need sõnumid, mis on nii sinu kui kõikide kõrgeimaks hüvanguks. Taotleme taipamist, mõistmist ja vastu võtta täna siit just seda, mis sulle sobib. Ülejäänud palun lihtsalt kõrvale. Minu tegemiste kohta leiad rohkem stellashakti.com. Läheme kohe esimese kaardi lugemise juurde. Sina, kes sa valisid selle esimese grupi, sulle tuleb sõnumiks, et praegu keskendu väikeste sammude astumisele. Võib-olla sa oled olnud natukene kärsituse energias ja tunnetanud, et kui kohe ei ole kõik nii, nagu ma soovin, et siis on läbikukkumine, et ei ole edutunnet, aga elu ütleb, et aga vaata igat väikest sammu kui edu, et ka väikene võit on võit, ka väike edasiliikumine on tegelikult edu tunnuseks. Ole tänulik selle eest, kui sa näed kas või pisitillukestki edasiliikumist selles suunas, mida sa soovid. Sinu selliseks oluliseks õppetunniks on praegu alandlikkus, et sa ei võtaks isiklikult neid protsesse, mis siin planeedil parasjagu toimuvad, mis sinu elus toimuvad, need ei ole isiklikud. Me oleme siin, et ühisvälja suuri mustreid muuta ja suurte mustrite muutmine käibki väikeste detailide kaupa. Parimat abi sa saad sisevaikusest, võta aega, et olla endaga, tunnetada keset, enda kohalolu, enda südames kohalolu. Võimalik, et kui sul on tõesti väga suured ärevused, et siis sa võiksid pöörduda mõne toitumisnõustaja poole, kes oskab sulle soovitada ka vajalikke toidulisandeid, ehk mis aitaksid su närvisüsteemil jõuda stabiilsemasse olekusse. Et praegusel hetkel on ilmselt sinu sees selline suur läbimurde hetk toimunud, kus sa oled hakanud aru saama, mis on sinu jaoks tõde ja mis mitte. Aga need läbimurde kohad võivad vahetevahel tunduda lausa kosena, et seda kõike tuleb nii palju ja ei tea, kuidas selle infotulvaga hakkama saada. Et siis lihtsalt aktsepteerida seda ja võid teha ka taotlus, et ma taotlen rahulikumas tempos edasiliikumist, et ma tunnen ennast hoituna, turvaliselt, kantuna ja aitäh, et ma märkan kõike seda head, mis mu elus juba praegu on. Väga hea oleks endasse integreerida rohkem neutraalsuse energiat, mitte anda nii palju hinnanguid, kritiseerida ega vaadelda olukordi, et hea, halb või õige ja vale, vaid selle asemel vaadelda olukordi rohkem nagu teadlane, kes vaatleb katset, et tingimused on olnud sellised, tulemused on olnud sellised ja võtta vastutus selle olukorra eest. Et kui me oleme süüdistamise energias või ohvri energias, siis me oleme väär andnud. Selleks, et sa saaksid neid olukordi muuta, on sul vaja võtta täielik vastutus, et sa ise oled selle enda hinge tasandil tellinud. Kui sa inimlikul tasandil ei ole aru saanud, miks sa need kohad oled tellinud, siis on soovitatav, et võta veel rahulikumas tempos seda edasiliikumist, et sul oleks aega mõista ja taibata enda panustust, kuidas sa neid olukordi oled loonud, siis sa saad neid ka teistmoodi looma hakata. Ja täna igat inimest, igat olukorda, kes on sulle appi tulnud ja tee endale selline ennast toetav ja väestav plaan. Kas või päevaplaan, et sa enda loomejõudu, oma mõttejõudu, enda tähelepanu teadlikult suunaksid sellele, mida sa tegelikult luua tahad, sest sinu tähelepanu on püha. Kuhu sa oma tähelepanu suunad,
sinna energia liigub, ehk siis tegelikult, mida on väga hea teha, on luua sellised igapäevased praktikad, mis on sind väestavad. Ja kui sa oled juba neid õppinud, ennast väestavaid praktikaid, näiteks nagu päeviku pidamine, hingamisharjutused, mediteerimine, et siis tõesti neid ka igapäevaselt teha. Ja sinu lahenduse võti seisneb selles, et sa astud draama energiast välja, sa ei lähe teiste konfliktidega kaasa, oled kannatlik ja palud, et algallikas lahendaks olukorrad. See ei tähenda vastutuse äraandmist, vaid koostöösse astumist universumiga. Ja universumiga parimal moel aitab sind kooskõlastuda kohalolek ja enda keskse energia kiirgamine. Ja selleks, et tulla tagasi kesksesse energiasse, enda tõelise olemuse energia kiirgamisse, esiteks on alati väga hea ennast maandada, hingad sügavalt ja tunnetad ühendust maaga. Teiseks tood tähelepanu enda pea kohale ja taotled tugevat ühendust enda kõrgema mina, tarkuse ja juhatusega. Ja kolmandaks tood tähelepanu enda südamele ja taotleme südameenergia kiirguse võimendumist kõikides suundades. Mida oleks tarvis teha järgmisena, mis see järgmine samm võiks olla? Enese armastamine, esikohale seadmine, see tähendab teha seda, mida sulle tõeliselt meeldib teha, mis on sind väestav, jõustav ja kõik on, mis on sul sind kuidagi kokku tõmbuma panev või ebamugavust valmistav, siis see jätta kõrvale või sea selged piirid, kui palju midagi sellist sa enda ellu üldse lubad ja miks. Seda tasub läbi mõelda. See võib tähendada ka seda, et oleks hea rohkem kuulata kas neid inimesi, kes on sind inspireerivad, tõesti kuulata avatud südamega ja kõik need jutud ja lugupidamatused, mida sinu suhtes on väärkasutatud, siis võta enda sisemine laps sülle ja ütle oma sisemisele lapsele, et see, mida sulle öeldi, ei ole tõde. Ja selles kohas sul ei ole vaja mitte võidelda maailmaga ega liigselt külmaks muutuda, aga emotsioonide pinnalt ja emotsioonipõhiselt tegutsemine panna kõrvale, vaid tulla sellisesse kainesse realistlikusse vaatesse. Realistlik ei tähenda seda, et sa kaotad ühenduse maagilise maailma olemusega, vaid et sa oled praktiline ja lubad endal tegeleda sellega, mis on väga, ütleme asjalikult siis, et mitte pidevalt emotsioonide kallal nagu emotsioonilaintel nagu surfata, vaid tulla sellisesse, ütleme, kaalutletud olekusse, mis tähendab seda, et sa vaatled asju selgelt nii, nagu need on ja võtad nõuks ka luua oma sõna ja otsusega seda, mida sa soovid ja mitte siis üle dramatiseerida, just nimelt see sõnum tuleb, mitte üle dramatiseerida olukordi, vaid vaadelda olukordi, et kõik õpivad, kõik me oleme protsessis, omades protsessides ja need ei ole isiklikult sinu suhtes, kui mingid protsessid teistega toimuvad, vaid need on lihtsalt teiste inimeste protsessid. Et sul on vaja usaldada enda sisemist juhatust ja tegeleda sellega, millega sul on õige tunne ja millega sul kaasneb selline emotsionaalse tasakaalu tunne. Üllatus, mida elu tahab sulle tuua, on see, et sa hakkad nägema, et see, kuidas sa toimid, et see ongi võib-olla väga teistmoodi kui teised, keda sa oled tähele pannud või vaadelnud.
aga just selles sinu eripäras seisneb sinu vägi, et sinu tõeline olemus tulebki välja sellest, et sa teedki asju nii, nagu sinu arvates on kõige õigem ja kõige ilusam, et mitte minna sinna toksilistesse mustritesse, vaid ikkagi teadvusta seda, et me elame avarduvas universumis, mis tähendab seda, et selles universumis on kõik toetatud universumi poolt, mis liigub suuremasse armastusse, avatusse, rõõmu, kergusesse, lahendustesse. Kui sa lähed enda vastu, siis sa koged takerdumist ja puuduse tunnet. Ja sellest takerdumise kogemusest sa saad läbi oma väe tagasivõtmise üles tõusta või välja kasvada, võime ka öelda, et teha sisemise ülestõusu. Et elu kutsub sind hästi tulema tugevalt naisenergiasse, rohkem vastuvõtlikkusse, aga samas kasutada oma teadlikku meelt, oma meesenergiat, oma otsustavust, et astuda väikeste sammudega ikkagi oma unistuste täitumise suunas. Nii et kokkuvõtteks ma võiks öelda niimoodi, et kui sul on olnud siin komme kõigele käega lüüa ja nii-öelda maha suruda oma südame hääl, mis on võib-olla sulle rääkinud, et tegelikult kõik hea on võimalik, siis sul on vaja õppida vaigistama oma hirmu mina sõnumeid ja see käibki praktika kaudu ja kuulata oma südame sõnumeid, sest kui sa südant kuulad, siis sa saad järjest rohkem oma väe tagasi ja läbi neutraalsuse ja aktsepteerimise, kui sa olukordi aktsepteerid, siis need saavad muutuda. Kui sa seisad millelegi vastu, siis sa oled vanades nõiaringides kinni, nii et võta igat vastuseisu kohta kui enda treenerit, mis aitab sul õppida praeguse hetke aktsepteerimist ja samas sa ei kaota silmist seda eesmärki või seda kogemust, millesse sa soovid jõuda. Sellised sõnumid, kallis grupp number 1. Loodan, et saite siit üht-teist kasulikku, soovin teile maagilist samm-sammult edasi liikumist. Aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Jätke siia alla 1 süda, kes esimest gruppi kuulas, oleks väga huvitav teada, kui paljud seda valisid. Ja läheme teise grupi lugemise juurde. Tere, armas grupp number 2. Sinu praeguse hetke olukord on seotud sellega, et sul on antud mingit laadi hingetõmbepaus, et sa saaksid samm-sammult teha ettevalmistused järgmiseks elufaasiks. Praegu on väga vaja, et sa astuksid sammu tagasi, ei tormaks oma senises rütmis edasi, vaid häälestaksid ennast, taasjoondaksid ennast rahuliku versiooniga iseendast. Selleks, et kui sulle tuleb selge juhatus läbi rahu, siis see on südame juhatus ja siis selles rahu ja väestatuse tundes sa astud õiged sammud. Nii et see, mis võib tunduda praegu väikese tagasilöögina või mingit laadi takistusena sinu elus, ei ole tegelikult mitte mingisugune läbikukkumine, vaid hoo võtmine uuteks ettevõtmisteks. Sinu jaoks on praegusel hetkel teha plaane. Kõik, mida sa praegusel hetkel planeerid, kõik annab vilja. Sulle tuleb täpselt õigel hetkel õige impulss, mida teha. Ja kui sul on optimistlikud plaanid, need on tõesti sinu südamega ühenduses, siis sinu jaoks on nende unistuste täitumine garanteeritud. Need on universumi vood läbi sinu, mis sind kannavad. Võib-olla on olnud tahtmine teha asju samamoodi nagu vanasti, aga elu ütleb, et sinu jaoks on mingisugune veel mõnusam moodus, mingi veel mõnusam voog, mis tahab tulla.
ja sa saad väga palju inspiratsiooni suheldes sõpradega, inimestega, kellega sul on tore koos olla, midagi sinus ärkab üles, mis on olnud rahutuse energias, ehk sa saad enda rahu tagasi läbi just nimelt minevikku minna laskmisel ja usaldusel, et ees on palju helgem tulevik kui see, mis su elu senini on olnud. Et kui sa lased lahti senisest toimimisest, ei tähenda seda, et su elu kukub kokku, vaid seda, et sulle tulevad veel palju suurepärasemad ideed, kuidas edasi liikuda ja mil moel olla. Et praegu on su elu väga suures muutuses, transformatsioonis, ole sellele avatud, et su südameleek ja sinu meeleleek saavad täielikult ühtsusesse ja harmooniasse, võib tähistada ka kaksikleegi suhte väga õnnelikku faasi, mis teid on ees ootamas või juba alanud. Ja selle uue elu põhiliseks tunnuseks ongi tasakaal, et kui sa annad armastust, sa saad ka vastu, kui sa teed midagi armastusega, siis elu annab sulle vastu, et julge olla andmise saamise tasakaalus, julge küsida ka väärilist tasu nende asjade eest, mida sa teed. Et ära mine liiga palju emotsioonidesse, et kui sul on olnud siin ebakindlus või kahtlemine, siis see ei tähenda seda, et see, mida sa teed, on vale, vaid see tähendab seda, et sul on aeg õppida ennast veel rohkem usaldama. Võib-olla on mingit laadi teraapia või koolitus see, mis sind aitab äratada endasse enesekindel julgus, mida sa oled igatsenud ja seda julgust, näed, siin tuleb vapruse kaart, seda vaprust ja seda julgust sa hakkad nägema, kui sa vaatad nüüd pilgu tagasi, kuidas su elu ongi läinud ju tegelikult väga imeliselt, see, mida sa oled soovinud, need soovid on hakanud täituma, elu on sind kandnud, on sind aidanud just nendel kõige keerulisemates kohtades, mis on olnud, on sul alati abi ja tugi ja suurepärane juhatus olemas olnud või on see ilmutanud ennast, kui sa oled sellele ennast avanud. Ja kui sa seda veel ei ole õppinud tegema, siis ma väga soovitaksin sul hakata palvetama ja küsima, mida sa päriselt soovid. Su palvetel on väga suur jõud, nii nagu sa küsid, nii sulle antakse. Soovitus on, et ära lükka seda selgete otsuste ja taotluste loomist edasi, et praegu, täna, siin ja praegu on parim hetk, sest et just praegu oled sa väga võimsalt kosmiliste jõudude poolt juhatatud ja kantud. Ja ma tunnen seda ka, et su kroonkeskuse lahti hoidmine on olnud võib-olla selline üks kõige suuremaid väljakutseid, sest võimalik, et sul on olnud kroonkeskus väga vastuvõtlik teiste inimeste mõtetele ja tunnetele. Et siis oleks väga hea minna loodusesse, näiteks Männimetsas juba 15 minutit, kui jalutad, siis kroonkeskus iseenesest puhastub ja sa hakkad maailma nägema väga palju selgemini. Praegu see, mida sa oled võib-olla peljanud või kartnud, et ma ei tea, kuidas see protsess mul edasi läheb, mis nüüd edasi saab, siis sul on õnnelik kulgemine ja õnnelik kulminatsioon garanteeritud. See on sinu elu saatusesse sisse kirjutatud, sul ei ole absoluutselt vaja muretseda, et kas läheb hästi, vaid küsimus on selles, kas ma luban endal lõdvestuda juba praegu sellesse tundesse, et näed, läkski hästi. Ja kui sa sellesse tundesse lõdvestud ja usaldad, et kui su süda on öelnud, et kõik läheb hästi ja sa suudad kas või natukenegi mõneks sekundikski seda ette kujutada, et näed, läkski hästi, siis sa oled koheselt sellesse paralleeluniversumisse ennast sisse loginud, kus need asjad lähevadki suurepäraselt. Et sa oled tõusnud väga ilusasti küllusteadvusesse ja sind aitab küllusteadvuses püsida see, kui sa oled tänulik kõikide nende õnnistuste eest, mis su elus juba praegu on. Mina ei näe siin mingisugust võimalustki eksida, et see ainukene asi, mis võib olla, on see kahtlev meel, aga need kahtlused võimalik, et ei ole üldse sinu omadki, et oled kuskilt üle võtnud mingeid mustreid, et siis sa võid paluda, et
kaitseinglid aitavad luua sellise tugeva kaitse su ümber, et sa tunneksid ära, mis on sinu energiad ja mis on võõrad energiad, et kaardid ütlevad, et su mured on täiesti asjatud, et suuna oma mõtted soovitud tulemusele, anna kahetsus, süü või muretunne oma inglitele, et sul on hästi tugev valgusmaailma abi ja toetus ja palun, tuleb sulle lõpetuseks täiesti garanteeritud kindel universumi lubadus, et jah, su unistused täituvad, usu endasse, raske olukord laheneb imeliselt. Loodan, et said siit kaardi lugemisest üht-teist abi, kallis grupp number 2. Jätke siia alla 2 südant, kes seda kuulas. Aitäh teile kuulamast, vaatamast. Aitäh, kallid vipid, teile toetusest, kes te mu kanali VIP-liikmed olete. Ma olen nii tänulik teile. Tänu teile saan neid sõnumeid edastada ja soovin teile südamest südamlikku eneseusu magusa energia vastuvõtmist veelgi enam kui kunagi varem. Palun, universum andis sulle selge sõnumi, et sa ei pea absoluutselt muretsema. Kui tahad, tule kuula seda kaardi lugemist jälle üle, kui tunned, et kuidagi läks jälle võbelema. Mina tajun ja tunnen, et sinu kõige suurem nii-öelda väljakutse on lihtsalt lõdvestumine, et lihtsalt rahuneda ja tunnistada ja tunnetada, et ei ole tugevamat jõudu kui armastus. Armastus teab, kuidas asju korraldada, armastus on intelligentne energia, sul ei ole vaja kahelda armastuse väe kõikvõimsuses. Selles kehastuses ei ole vaja muretseda. Ja läheme grupi number 3 juurde. Tere, armas grupp number 3. Sulle tuli kaart isolatsioonikõrb. On aeg ületada sisemised avaruse väljad, et võtta vastu vajalikud peegeldused ja teadvustada enda vastupidavust nende olukordade lahendamisel. Võimalik, et sa oled praegusel hetkel läbi tegemas sellist kogemust, mida me võime nimetada hingepimedaks ööks. Sa oled saanud suure aktivatsiooni osaliseks, aga see aktivatsioon on sinus äratanud väga palju kahtlusi, sest et sa oled mingil hetkel näinud, mis on sinu jaoks tõde ja mis on sinu jaoks sinu kõige kõrgem tee. Aga kuna sa oled toetunud oma mõtetes palju sellele, mis minevikus on toimunud, mitte sellele, mis nüüd on võimalik, siis sa oled nagu pendeldusse jäänud ja ka algallikas ütleb sulle, et see kogemus on sulle vajalik. Et just nendes kohtades, kus me tunneme, et meil on silmad justkui kinni seotud, me ei näe selgelt, me ei saa kõigest aru, just nendes kohtades õppida valima andestamine, endale andestamine, teistele andestamine, lahti laskmine minevikust toob su ellu harmoonia tagasi. Et praegu see, mis on olnud võib-olla selline kõige karmim koht, on see, et sa oled hakanud nägema kõike seda, kuidas sinusse ei ole lahkusega suhtutud või sa ei ole iseendasse lahkusega suhtunud. Ja need kohad võivad tunduda valusad, aga meil on vaja aru saada, et nüüd see nendest valukihtidest läbi lõdvestumine, et see on protsess. See ei ole niimoodi, et üks päev ja kõik on valmis, vaid et neid kihte võib tulla veel ja veel, et ole lihtsalt kannatlik, et nii nagu kõrbe läbides. Me võib-olla ei näe kohe seda oaasi, me ei näe, kus see mõnus mahlakas viljakas pinnas jälle on, kuidas me elada saame, aga tea, et see, kui elus on selline lagunemise faas, see on alati tegelikult ettevalmistus uuele õitsengule, et see ei ole see, et sind on karistatud ja elu on sind hätta jätnud, vaid see on see koht, kus sa ärkad enda maagivõimele luua endale meelepärane reaalsus, et kui vanamoodi enam ei toimi, siis on vaja võtta täielik vastutus oma elu eest
ja kinnitada elule, et ma võtan kogu vastutuse kõige toimuva eest, siis on sul ka vägi ja jõud täiesti uut moodi maailma looma hakata. Et sul on väga võimas inglite juhatus ja tõesti sa oled algallika poolt imeliselt toetatud. Et sinu sisemine meesenergia ärkaks hästi stabiilsele ja rahulikule olemusele üles. Elu ütleb, et kõik läheb plaanipäraselt, sind ootab ees tööalane ja rahaline edu ja sa oskad neid vahendeid ka kohaselt kasutada. Ja ma tunnen, et see ei ole ainult rahaasjadega seotult, vaid tegelikult kõik eluvaldkonnad, millesse sa praegu tunned, et sa tahaksid niisugust kergendust ja uut voolamist, see tuleb su ellu. Kui õnnelik suhe on sinu jaoks siin kaartides kindlalt olemas ja palun tuleb siia aruka tegutsemise energia kõrvale tuleb ka võimas Lakshmi, külluse jumalanna kaart. Ja oled sa naine, siis sa hakkadki kehastama seda tõelist külluslikku lopsakat energiat ja see, kuidas sa sellest kõrbest jõuad sellesse lopsakusse, siis selles aitab sind sinu elutarkus. Ilmselt sa oled väga palju õppinud, mida sa oled teadvustanud, et sa võiksid ka igapäevaselt kasutada, siis nüüd ongi aeg seda kasutada. Et austa enda hingevalikut, kogeda ka neid pimedamaid kohti ja võta teadlikult otsus vastu, et ma valin muutuse, armastuse energias. Ma austan seda, mis on olnud, ma ei hakka elule vastu, ma ei kritiseeri, ma ei süüdista. Ma tulen neutraalsusesse, ma austan, et kõik pidigi täpselt nii olema. Ja see toob sind suurde usaldusse ja leides endas usalduse, leiad sa ka endas julguse hakata kehastama seda energiat, kellena sa tahad siin planeedil elada, et sinu ülesanne ei ole tuhkatriinuna lõpmatult koormaid kanda ega ületunde teha ja liiga palju teistele meele järele olla, vaid vabasta kahetsus, ükskõik mis sa oled varasemalt kogenud, et sul on sinu õppetund praegu selleks, et kõrbest välja saada, on hakata nägema asjade head külge ja õppida nägema asju sellise kaine selge pilguga, mitte üle dramatiseerida, olla hästi aus, olla avatud, ratsionaalne, mitte siis ühesõnaga see on selline vastand draamakuninkannale, et see on hästi küps energia, kes ei lähe enam draamalugudega kaasa. Et sinu väljakutseks võib olla see, et sa oled harjunud liikuma kaasa allapoole minevate hoovustega, mis on siis süüdistamine, viha, pahameel, vastuseis, et siis on vaja õppida ennast tõstma kõrgemasse sagedusse, see hoovus panna liikuma ülespoole liikumise vooks ja siis andestus, mõistmine, otsustamine. Et sinu suur õppetund ongi otsustada ja valida, kuidas sinu elu minema hakkab, et sa võtad selle elu juhtimise enda kätesse ja niipea, kui sa seda oled valinud ja otsustanud, siis sulle tuleb jumalik inspiratsioon. Sa saad ise kanaldusena, juhatusena, tulevad sulle märgid, õpetused, selged teeviidad, kuidas edasi liikuda, siis universum toetab sind selles. Loodan, et said siit endale üht-teist kasulikku, kallis grupp number 3, aitäh, kui jätate siia alla 3 südant, kes selle grupi valis. Ma soovin teile imelist vibratsioonitaseme tõusu ja teadvusta ja mäleta, et see praegune olukord on ajutine, kõik on kogu aeg muutumises, nii nagu sa keskendud, sinnapoole sa liikuma hakkad, et astu nendest vanadest samastumistest välja, kus sa oled ennast samastanud endale mittemeeldivate rollidega ja astu sellesse energiasse, kes sa olla tahad. Sinus on see julgus, sinus on see usaldus, sinus on see austus, kasuta neid ja sa näed imesid sündimas. Suur aitäh teile kuulamast, vaatamast, kommenteerimast, laikimast. Soovin teile maagilist ülestõusu ja aitäh, kallid vipid, teile toetuse eest. Olge õnnistatud!